Nii, tere siis jälle Telliskivi 57 piljardiklubist. Alustame siis Finaaliga. Eesti meistrivõistluste 8 palli finaal. Ja finaalis on meil Mihkel Rehepapp ja äsja poolfinaalis nägite mängimas Rafik Adigasalovit. Nii et Rafik võitis nii-öelda lägi, saab alustada avalöögiga. Näeme, et finaalis juba kohtunik paneb ise kuule peale. Kohtunik on meil Leedust rahvusvahelise litsentsiga. Tulnud siia jälgima Eesti meistrivõistlusi, et kõik oleks korrektne ja reeglitepärane. Julgen ennustada, et siit näeme natukene lõbusamat mängu, et mida telepildist näha. Et arvan, et sellist maletamist enam nii palju ei tule. Aga vaatame kohe, et siin Rafik valge palli sisse kohe. Tavaliselt Mihkel lahendab sellise olukorra. Jah, kuulid suht avatud. Mõlemaga on suhteliselt lihtne siin. Nii ennem kuuli valimist Mihkel vaatabki laua üle, et otsustada siis millist värvi või triipu. Praegu on lihtsalt selline tunde küsimus, et kumba valida, et esmapilgul valiks ise triibulised, aga no ei ole sellel ühel värvil ka midagi viga. Ja, et ava esimene löök on kindlasti värvilisega lihtsam, et tänu sellele võib ta otsustada värvilise kasuks ja nii ta ka teebki. Mina arvan, et võtmepall on, et võimalikult kiiresti see number 7 pruun seal, et auku veeretada ja seda kindlasti Mihkel ei mõelnud. Tehniline praak. Ja et number 1 läks ka nüüd natuke keerulisemaks, et mängib ainult hetkel sinna vasakule keskele. Kas nüüd sama siit pruuniga natuke valget tagasi tuua, kohe see ära lahendada. Vaata, mis Mihkel teeb. Aga läheb hoopis teist teed. Vaata, mis ta selle number 1 kollasega siis mõtleb teha. Ikkagi finaal, et nagu oleks rabe see algus. Kuigi Mihkel on väga hea tehnikaga mängija. Ja ideaalselt praegu tõigi juba selle number 1 kollasele välja. Tähtsi on nüüd hea nurki, et veedab täiesti otse. Ei tohiks probleeme olla Mihkli suuse mängijale natuke tagasi tuua sinna keskele augu juurde umbes valge. Nii ta seda teeb. Jah, Mihkel andis siin eelmine nädalavahetus lahingu 10 palli finaalis Tõnis Kraabele. Ja 1-0 ongi Mihkel ette läinud. Nagu näeme, et saab ka 2 minutiga sellise mängu ära lahendada. Nii, Mihkel on siis meil finaali jõudnud otse ehk ilma ühtegi kaotus saamata. Ja Rafik pidi siis tulema läbi miinusringi, kus päeva esimese mängu kohe Rafik kaotas. Ja siis läbi miinuse on jõudnud ka finaali. Ja siin näitabki, et kuidas on praegu edenenud
viimast otsa alates vist veerandfinaalidest. Enne seda läks Mihkliga väga kindlalt, et esimene mäng küll Indrek Aigroga siin tuli 6-4, aga järgmised mängud juba Harri Ventserit 6-0, Karl Gradebergi, meie tulevikulootust, samuti 6-0 ja edasist käiku te juba nägite, et siin Artur Okspuuga 7-3 ja Aleksander Jermikimoviga 7-2. Tegi Mihkel täpselt samasuguse ava nagu Rafik valge augus. Kuulid on kõik ilusti laiali, kas vastab Rafik samamoodi käsipallist puhta lauaga. Ja, ütleme oskused, kõik peaksid seda. Et värviline, tähendab nii-öelda värv peaksid olema natuke soodsam. Roosaga number 3 kindlasti. Või hoopis 6, mida Rafik vaatab. Ei ole kõige parem nurk siin. 6 saab jätta lõppu enne musta, et see ootab seal täpselt mustaga ideaalse nurga. Oi, kas läheb? Ja. Natukene lõikas vähe riskilöök oli, aga lõikas üle, aga kõik on kontrolli all. Väristab ka selle sisse, nii öelda. Ütleme, mängu lugemine Mihklil ja Rafikul on täiesti erinev. Et mis kuule nad valivad, et ma arvan, et Mihkel oleks seda lauda täiesti teistmoodi mänginud. Aga noh, lõpptulemus on ju... Ui, ja nüüd eksib. Lihtsa löögiga tegelikult. 8 pallis ongi sul tihtipeale väga palju variante, kuidas seda mängu lõpetada. Vahepeal võibki sul aju täiesti kinni joosta. Ja nüüd kuidas pidi lahendada? Nüüd peaks olema lihtne jalutuskäik Mihklil, sest vastase kuulid enam ei sega. Ainult enda kuulid. Mihkli tempo on ühe siuke vastasele kindlasti ebameeldiv, et niimoodi kiiresti joostakse peale sinu eksimust. Tundub, et nüüd saab ilusti väikse pealevindiga siin veeretada Emba, kummale see soodsamalt jääb. Hea pehme touchiga Mihkel mängib. Ideaalselt on selle ära lahendab praegu, et ja sama kiirelt nagu ka esimene mäng. Tundub, et läheb Mihklile. Ja nii 2-0 läheb. No nii kiiret algust eelmises mängus me ei näinud. Rafik kindlasti üritab siin seda tempot alla saada nüüd, et Mihkel on väga hea tundega peale tulnud. Jah, et siin tundes Mihklit ja Rafikut, siis Rafikul on olnud nagu probleeme natukene Mihkliga mängimisel, aga just viimased korrad on just Rafik võitnud. Et oli Balti liiga, kui oli Riias, suht veenvalt 9 palli võitis Rafik. Ja oli ka 14-1, jah, et ja, siin mis oli siin eelmine nädalavahetus läks väga pingeliseks, et siin mängiti 100 kuulini ja Rafiku õnnestus võita 197. Ja tundub, kas Valge ei, oi, praegu oli õnne. Et oleks Valge läinud 3. korda järjest. Kindlasti avalöögi all on mehed natukene ebatäpselt mängimas siin praegu. Nii, kohtunik teeb tööd.
et muidu see räkk ehk see valge kolmnurk seal niisugusest õhuksest kilematerjalist on väga hea, kuna see hoiab kuule koos, et avalöök õnnestuks. Aga vahest juhtub just niimoodi, et võt need kuulid jäävad sinna peale. Nagu näha, kohtunikul on olemas abinõu. Ja abinõu, nagu ka tihtipeale Eurospordi pealt siin nähtud snuukris. Et seda läheb seal päris tihti vaja. Et jah, see võib muuta natukene kuuli suunda, kui nüüd see räkk sinna laua peale jätta nende kuulide alla ja võib teha palju pahandust. Ja aga esimest korda näeme, et siin on natuke laual probleeme näha. Siin 11 äkki üritab vastu kuute lüüa ja no veel mõtleb. Ja eks siin mõtlemist on, et nüüd oleks hea Rahvikul see mäng ära võtta, sest et 3-0 juba Mihkel ette lasta, see on juba palju. Siin peabki mõtlema juba, et nagu näha, Mihkel tuleb tempoga peale kohe. Oi. Nii, hea löök. Ja, et siin ta arvestaski, et see 3 teeb nagu augu suureks. Pigem lõigi seda natuke sinna nii-öelda augu paremale poole, et seal kuul ootas. Nii-öelda suur auk oli ees. Ja praegu tundub, et see oranž striip ja number 9 samamoodi, et 2 probleemset palli on seal. Aga kas see läheb mööda? Täpselt nii. Ja Rahvik, ma arvan, kindlasti nõustub minuga, kui ma ütlen, et ta ei ole seda mängu hästi alustanud praegu. Mihklil on väga hea võimalus siit 3-0 teha. Praegu ma näen juba võimalust number 1 oli vastu Musta ja 9, et seal see number 7 lahti teha. See pruun kuul seal Musta juures. Jah, see on juba probleem. Seda ta ka praegu vaatas. Ainuke koht on see, et kui liiga kõvasti lüüa, võib selle Musta otse sisse lüüa, mis tähendaks automaatselt mängu kaotust. Nurk ei ole, see nurk võiks suurem olla, et seda üritada, aga tegelikult see on päris okei, ma arvan. Aga selle probleemi peab ta ära lahendama, nii et ma arvan, ta läheb seal lööma kindlasti. aga tekitas ise omale probleemi. Tekitas veel suurema probleemi, jah, et nüüd siit on isegi väga raske kaitset lüüa. Midagi ta Rahvikule ütles, meie kahjuks seda ei kuulnud. Ma arvan, ta ütleski kaitselöök lihtsalt. Aga see roheline triip number 14, et see kindlasti siit mängitav. Rahvik küll vaatab, aga ma arvan, et see läheb ilusti ära sealt. Jah, ta tahtis seda valget sättida niimoodi, et Rahvik ei saaks seda keskele lüüa. Ja, aga nüüd Mihkel tegi mängus oma esimese vea nii-öelda, et see oligi vist esimene nihuke, kuidas öelda, positsiooniviga, sest möödalööki ta vist veel ei ole teinud. Mööda ta on löönud, aga see on umbes sama hea kui möödalöök, et Rahvikul on väga lihtne oma löök siit. Oi. Ta ei saanud lüüa seda. Ta oligi ikkagi nurga taga. Aga Mihkel pani ta ikkagi nii-öelda lukku. Et siit kaamerapildist pettis natuke. Ja, aga number 7 on seal ikkagi vajab lahendamist, et seda 7 saaks lüüa, aga see valge palli asetamine sinna, et seda 7 lüüa. Selle kaamera nurga alt on väga raske öelda, et kas isegi, kui ta seal Musta lähedal on, et kas pigem isegi mängiks, ja. Jah, aga siis peaks nagu vist lausa käega selle panema, et seda saaks õigesse kohta lüüa. Ja, aga need mängijad on võimelised seda tegema, et sellist asetust sinna. Aga vaatame, mis Mihkelist välja mõtleb. Ja Mihklit on ka nüüd viimasel ajal päris tihti näha siin Hill piljardiklubis mängimas. Et annab oma kogemusi edasi
noorematele piljardimängijatele. Ongi, et oi, ja nüüd näeme ka Mihkli poolt esimest möödalööki. et No Rafik. annab Rafikule nüüd oma võimaluse vähemalt. Vaatame, mille Graafik vastab. Läheb pikka lööki lööma, see on number 10 siin taha ja eksib ja lööb Mihkli kuuliga veel laiali. Kõige hullem variant, mis üldse sai olla praegu. Et siit on 3-0 väga lähedal. Tegelikult on ju niimoodi, et Mihkel treenib Gert Gnadebergi ja Gerdi nooremat venda Karli treenib Rafika Tigasalov. Nii et nagu 2 treenerit. Ja huvitav tähelepanek. Vaata, Mihkel läheb vasaku käega praegu lööma. Aga nagu näha, ei ole tegemist Ronnie ja Sullivaniga. No 3. võimalus antakse Rafikule. Rafikul on väga palju võimalusi selles mängus olnud. Päris hea. Tegelikult on väga hea. Sinna oligi täpselt vaja, et seda 9 sealt ära lahendada. See on, nagu sa ennem mainisid, et nad on suutelised ka ilusa löögiga selle paigutama, nagu oleks käega pandud. Tegelikult see lihtsuses peitubki siin võlu selles mängus. Tundub, et need löögid on lihtsad, aga tegelikult ongi see oskus ongi selle tunnetuse taga ja et iga löök peab olema nii lihtne kui võimalik. Et järgmisele kuulile samamoodi lihtsalt jätta. Jälle, väga hea löök. Ja et natuke oli isegi õnne, nüüd saab selle 14 ära lüüa. Et tundub, et see 2 on see number, mis me näeme siin vasakul pool, see sinine oleks muidu seganud seda kuuli. Ja mina arvan, et Rafik saab siin silma pähe kohe. Jah, siis loodame, sest et siis läheks see mäng meil põnevamaks, muidu läheb väga ühte väravasse. Ja 3-0 on natuke palju juba. Nii. Ilusti augu keskele ja Mustale ilusti välja. Tundub, et läheb mänguks. Mis sa arvad, Peep? Tahaks loota. Tahaks näha hilli. Ja, mis mängus kahjuks ei nägemata. Kuigi me olime lähedal sellele. Ja. Nii et homme siis 9 palli meistrivõistlused. Ma ei tea, kas võiks öelda, et nagu piljardi kuninglik ala, mida kõige rohkem maailmas harrastatakse. Et kõigil huvilistel tahate tasemega mängijaid näha. Tõnis Kraabe, Mart Mägi, kes täna kahjuks on väljas. Sellel aastal on kindlasti Eesti piljardi paremik kindlasti kohal siin. Ja kes veel ei tea, siis meeskondlikus arvestuses maailmameistrivõistlustel oli ka Eesti 3. Ja, et sellel aastal väga tubli tulemus meie meeste poolt. Ja avaõnnestus. Tegelikult see ei tohikski nii suur üllatus olla, sest meie esinumber on ju maailmas ikka täiesti tippude tipp nii-öelda, kui me räägime Tõnis Kraabest. Jah, aga täna ta kaotas. Täna ta kaotas, jaa, et meil on 4 mänguformaati ja sellise taseme juures päris raske on võita tegelikult. Ja, aga Tõnis peaaegu 20 mängu on vaja võita, et sa kõik asjad ära võidaks. Ja kui ma ei eksi, siis Tõnis vist 4 formaati kõike võitnud ei olegi veel. Jaa, et ennem sellest me rääkisime, et oi, ja Mihkel teeb eksimuse praegu vahepeal. Ja, et Tõnis oli kindlasti täna väga löödud, et ta Rafikule kaotas. Et väga hea võimalus oli esimest korda tal kõik 4 formaati ära võita.
ja aga alati on keegi tulnud kuskilt ja kas, selle ära puutus. Liikus Kõik õige löök. graafikul, arvan, et see number Kas ta 10? 10 vist ei näe, aga ma arvan, et see number 9-ga saab midagi mõelda. Või 13 isegi keskele. Jah, pigem number 9 lööb sinna taha lihtsalt. Jah, Tõnisel 2 kulda nüüd käes 10 palli formaadis. See läheb väga mööda. Ja 14-1, aga kõikide üllatuseks 8 pallis üldse medalist ilma. Jah, et 5. koht ja. Tubli 5. koht. Tubli 5. koht, jah. Kahjuks oli endalgi sellest 5. kohast kaugemale jõudnud. Õnnestunud saada. Aga Mihklil on õnne, tundub siin. Kindlasti ta nii ei mõtlenud. Nii, see on veel niisugune ebameeldiv löök, ülejäänud peaks juba lihtsama kunagi. Ja et kindlasti Mihkel tahab seda number 7 jätta nüüd lõppu. Selle pealt on hea 8 peale sättida valget. Aga samas kui mõelda, kuidas number 2 pealt 3 peale saada. Aga see mängib vist taha ära, et või jätab hoopis 3 viimaseks. Jaa, aga mis ta siis mustaga teeb? Aga me saame näha seda. Ma arvan, et ta proovib seda 3 nüüd veeretada. Ei, see 3 on üle augu. No, vaatame. Ja nii oligi. 3 viimaseks. Kindlasti tegi natuke raskemaks selle. Et oleks ta 7 jätud lõppu, oleks lihtne see must sinna keskele läinud. Aga nüüd ta peab sealt tooma. Aga toob ideaalselt, jah. Ja et mänguklass on kõrge finaalis. Ja et kindlasti natuke teine tase, kui me siin poolfinaalis nägime. Nii, Rafik peab oma taset tõstma. Nüüd tahab Mihkliga siin. Ja kindlasti, kui Mihkel siit kas ühe veel võtab, siis Rafik tahab siit time out ja järele mõelda. Või juba nüüd äkki? Ei, mitte veel. Ja praegu ta jääb veel tooli. Homme siis uuesti Delfi TV-s 17.30 algavad 9 palli finaalid, poolfinaalid. Ja, et toome teile samamoodi kui tänagi üle poolfinaali ja finaali. Et olete kõik oodatud vaatama. Ja, Rafikult siit nii-öelda dry break öeldakse. Et kuiv avang. See tähendab, et ühtegi kuuli sisse ei läinud. Kuulid on ilusti laiali, võib-olla jälle see esimene löök on niisugune vähe keerulisem. Ja, et ma siit esmapilgul näegi midagi väga head. Võib-olla siit mõned lõiked on keskele nii roosa kui see triibuline, mis siin meie... Ja, aga muid probleemseid niisuguseid... Vist ei näegi, kas see number 10 on see. Ei, see ei lõika vist. Ta lõikab, aga siit poorde pealt on... Ja seda ta lööbki, jah. Siit on väga ebamugav lüüa. Korraks valet kuuli. Vaatame. Ja kukub ära. Ja ette ka järgmine lööb ka olemas. Nüüd tundub, et siin... Tundub, et kõik on Mihkli kontrolli all praegu. Kindlasti, kui Mihkel selle ära lõpetab, siis ma olen kindel, et Rafik võtab siit time-out'i. Proovib seda Mihkli hoogu natuke maha võtta. Praegu ei näe võimalust, kus Mihkel siin eksiks. Võtab ilusti selle pruuni triibu siin viimaseks, et mustale ideaalselt tuua. Natuke mõtleb. Mihkel on jah väga hea tehnikaga mängija.
piljardihuvilised, kes praegu jälgivad, et kindlasti võtke õppust. Natukene väheks see löök. Ta tahtis kindlasti seda sinna porte lähedale tuua. Et nüüd on tal vaja kasutada juba 3 portet. Või 2, edasi-tagasi mööda pikkasid. No, ma arvan, et see pigem 3-ga. Ikka Peep. Usu mind. Ikka võttis Peep kuulda. Ja väike stopplöök. Eks see ole oma harjumuse küsimus, et kumb löök sul rohkem meelepärane. Jah, ei ole õiget ega vale lööki. Ja seis on meil 4-1. Nii, kas nüüd Mihkel on väga suure sammu teinud Eesti meistritiitli poole. Ja see ei oleks ju Mihklil ka mitte esimene. Kindlasti, et kahjuks võlgu, et palju tal neid on, aga kindlasti vähem kui Denissil. Et Denissil on kindlasti neid üle 30. Et ta isegi vist ei tea, kui palju tal neid on. No, seda saame pärast küsida ta käest. Ma küsisin ennem, aga ta isegi ei tea. Ta ei teadnud, jah. Nii, nagu me arvasime, et Rafik võtab time-out'i. Seda ta ka tegi, jah. Ei ole teinud. Ei ole teinud, jah, istub siit kaamera jälle. Rafik kuidagi üritab siin rahvaga rääkida, et äkki rahustab ennast. jaa, et kindlasti meeldiv olukord ei ole. Kindlasti tahaks Eesti meister olla see aasta. No jaa, aga Rafikule teine medal. Üks hõbe on olemas. Hõbe on olemas, jah. Ja teine hõbe on kindlustatud. 10 pallis, kui me eksi, oli ta 5. Jah. Et Aleksander Jermik-Kiimov võitis seda. Jah, ja nüüd on Tõnis Kraabe 5. 8. pallis. Nii, Rafik. Tee meil mäng vähe põnevamaks. No nii soodsat lauda veel Rafikul vist ei ole ka olnud siin. Et siin lõhnab 4-2 järgi. Mina lööks nüüd number 2, selle sinise, siis roosa, siis kollase, rohelise ja musta. Roheline ja must. Kui muidugi must mängib sealt pruuni tagant. No oleneb, mis nurga asetsega selle. Ja, kui ta ei mängi, siis saab selle rohelise kohe peale selle number ka jällegi ka otse löögile mööda. No Rafik mõtles terve laua siin välja, kuidas mängida ja siis lööb lihtsalt sellise löögi mööda. Ja aga eks see süü oli ka vist see, et tahtis võimalikult hästi seda valget paigutada. Jah, siin ei olnud isegi midagi paigutada, aga lihtsalt mõtles natuke üle, ma arvan. Nojah, Rafikul oli see poolfinaali mäng palju pingelisem, kui oli Mihklil. Äkki see ka loeb natukene. Ja võib-olla sai liiga palju pingeid maha. Ja Mihkel ka, eks. Oi, mis meil siin hakkab toimuma? Kas poisid väsinud juba või? Eks väiksed lohakused, et Mihkel juba mõtles, et 5-1 seal on ees ja tead ise, mis siis juhtub. Jah, Mihklil täitsa laud oli niimoodi ees, et oleks võinud juba öelda, et 5-1, aga kuulid on ümmargused ja augud kandilised. Nii ta on, jah. Vaatame, kuidas Rafik seal lahendab. Arvatavasti proovib selle rohelisele jätta keskele. Eks see veeretusega. Teebki ka natukene üle lööb, jah, et
peab äkki sealt nende kahe triibulise vahelt tooma. Seal keskel on meil näha. Teine variant on sinna sisse joosta, aga see on natuke riskantne. Tundub, et ta lööb selle Hea hoopis löök. taha, okei. No ütleme nii, et kui see oleks olnud lihtsalt sõprusmäng või ütleme mingisugune muu mäng, mitte finaal, siis oleks juba ammu Rafik selle ära lahendanud, aga noh, nagu siin jälle väike eksimus positsioonimängul. Jaa, aga nüüd loodame, et nüüd läheb küll mänguks, sest Rafik seda küll ei eksi. Hea töö. Nagu näha, et kuulid lendavad niimoodi, et on pingelangus kohe. Jah, 4-2 siin on ju kõik võimalik. Täpselt. See võib pigem Mihklile väikse panna. Kui ma eksi, siis on nüüd ka Rafiku avalöök, et alati piljardis on nagu tennises on see avalöök on. Tennises on alati servi on eelis. Ka piljardis on niimoodi, et kui sul on avalöök, siis ja kuul auku läheb. Kuul läheb auku. Siis teed puhta laua. Jah, et teed perfektse avalöögi ja vastane ei saagi lauda. Ja teisel mandril on palju võistlusi nihukseid, kus on winner break ehk võitja avab ja on olnud mängusid, kus vastane ei saagi lauda. Ja on olnud mängusid, kus vastane on 9-1 taga ja kaotab 10-9. Jah. Niimoodi, et ei saanudki lüüa rohkem. Nii, minu arust midagi läks omast. Et päris nulliga vist niimoodi oli. Ei läinud. Ja need on... Paned tähele, kuidas nüüd selles finaalis meil peale ava jäävad kuulid väga hästi. Natukene lihtsalt mõtlemist. Ja, et vestlesin vahepeal ka Rafikuga, et ta kurtis seda, et Jeltsin lõi seal nii-öelda nagu 9 lüüakse lahti sealt selle porte ääre pealt. Ja, et see soosis neid kuule sinna ääre peale jääma. Et samas igaühel on oma eelistus, kus ta lööb. Äkki see oligi Jeltsini taktika? Ja, et see võis vabalt oli Jeltsini taktika. Mitte jätta nihukest lahtist lauda, mida Rafik oleks võimeline ära lahendama. Ja, et see kindlasti võib olla üks taktika, kuidas võita endast tugevamat vastast nii-öelda. Nii, kas ei homme näeme me hoopis teistsugust mängu, et kindlasti niisugusest taktikalist mängu seal väga palju tegema ei hakata, et kuigi seal ja ei saa lüüa küll. Ja, niimoodi kindlasti ei mõelnud. Et jah, et homme näeme me 9 palli, et nagu nimi ka ütleb, et seal on 9 kuuli laual. 9 on viimane kuul. Ja seal on palju vähem võimalusi, et midagi nii-öelda kokku jääb. Läbi postide. Mihkel lõi selle kuuli, ütleme küll väga mööda, aga oli õnne praegu, et auk selle vastu võttis. Aga Mustale peab veel hästi jätma. Jälle läbi postide. Samamoodi, et vaat ise ka hingab põskede kaudu korraks. Kuidas meil see nurk on, saab ta sinna Musta peale? Siit on raske öelda, aga sai ilusti seal keskele jätta. Üks löök veel, siis saame teile seisu öelda. Ja edasi kuulid läksid juba augu keskele. Aga ka Mihkli poolt siuke natuke värinat tuli tunda käes. Natuke värinat tuli tunda, et viimased kuulid seal läbi nurkade vajusid sisse. Nii, kas nüüd Rafik võttis toimaudi? Tunneb, et Rafikut me siit ei näe praegu, et viimane aeg see Mihkli hoog maha rahustada. Kõike peab proovima, et piljard on niuke taktikaline mäng samamoodi, jah? Täpselt. Et mängu jooksul siis võib võtta aga tundub, et mäng läheb ikkagi edasi, et Mihkel avab, et kas Rafik on lihtsalt kuskile kaadrist välja liikunud.
Ja Nii. nagu alguses näeme ka, väga palju on täna nähtud avalöögist valget sisse. Ja aga see on nüüd vesi Raffiku veskile. Trahvik Et saab järgi jälle võtta. võimaluse nii-öelda servi ja nii-öelda break teha. Et väga kiiresti võib saada 5-2, 5-4 niimoodi, et Mihkel ei saa lauda. Jah, nüüd praegu Raffik, ma kui ta loodan. teeks nüüd praegu selle räki võidaks, järgmine oleks tema ava, võtaks selle ka ära, siis olekski meil juba 5-4. Teoorias on väga lihtne, on ju. Paberi peal. Ja, aga tihtipeale see piljardis niimoodi pöördubki. Aga vaatame, mis Raffik teeb meil siin. Tegelikult ju nagu, kui peale lauale vaadata, ei ole nagu väga probleemi. Siin jah, et lihtsalt mingi hooletusviga, nagu me oleme siin palju näinud tegelikult juba. Et kui selliseid asju ei tule, siis pigem nad mööda siit ei löö. Raffik proovib vahepeal mingit joogasendit. Jah, see paigutus oli natukene ebamugav. Ei jääb päris nii, nagu ta soovis. Peep, ma arvan, siit tuleb 5-3, mis sa arvad? Jah, mängu edasise kulgu nagu mõeldes, siis seda oleks hädasti vaja. Natukene väheks, aga ei ole hullu, ma arvan, ta saab siukse musta ja oranži triibu vahelt. Tähendab, roosa triibu vahelt. Nii. Sama. No tegelikult peaks ära lõpetama. Vaatan, kas see kollane... See on vist 9. Kas see on 9 või see on peaks 9. Jah, see on 9. No ideaalne. Siin ei tohiks olla küsimust. Tubli. See oli tubli töö. Nagu ma ütlesin, 5-2 võib väga kiiresti saada 5-4, et kui nüüd Raffiku lavalöök ka õnnestub. Kuulin on ees. Ja, et siis meil läheb ikka tõeliseks mänguks. Finaalis on juba head taset näha. Jah, palju lõbusamalt ja avad õnnestuvad. Ja, et malemängu me veel väga näinud ei ole. Ei ole, jah. Finaal peaks meil ka vist 7 võiduni käima. Ja, et alates veerandfinaalidest vist juba 7 võiduni. Nii, Kait Hinn jalutab seal ringi. Kait Hinn on ka juba siin natuke võetnud väikse elujoogi. Kalja joovad. Kindlasti kõva tulemus sai ka 5. koha täna. Et Aleksandr Jermikimovile täna kaotas. Kui ma ei eksi, siis 7-4. Kui vaatan järgi. Nii, aga Kait oli see mees, kes lükkas Tõnis Kraabe ka miinusesse. Et Tõnis on täna 2 korda kaotanud. Tõnis kaotas täna 2 korda, et seda on veel see aasta juhtunud. Et seda ei ole üldse tükk aega juhtunud vist. No jah, et eriti siin Eesti tasemel. Nii, siis läheb midagi. Ei, mitte midagi. Ja laud jälle ees. Ja laud on Mihklil ees ja kõik on laiali. Aga nagu eelmisest Mihkli nii-öelda run-outist näha, siis oli natukene ka Mihklil närvi näha. Et vaatame, kui keskele need kuulid seekord lähevad. Et esmapilgul värviga ei näe üldse probleeme. Ja värviga on hea alustada ka. Ja, et igalt poolt saab alustada. Vähemalt mingi 5 varianti, kus saab alustada. No ma ütleks, et see on 4. Numbritega on raske rääkida, sest
roosa või roheline või? Roosa, roheline, kollane. Kollane on juba raske löök, kollase peale saab pärast. Okei, ma ajasin jälle kollase ja üheksa segamini siin. Ja võtab päris raske löögi. No, upitama peab seal. Lihtsamad löögid olid ka olemas. No, eks ta tahtis sellest lahti saada lihtsalt. Mina lööks praegu see number 1 sealt ära. Et siin alla ei tahaks enam tulla üldse valge kuuliga. Äkki ta selle rohelise pealt mõtleb tulla. Nüüd. Eks ta tahtis selle number 7-ga tulla. Tal on veel seal ju. Ta tahab hoopis sealt poolt kuulid ära lahendada. Et tulla pärast. Aga on see kindel. Täpselt siuke nurk, et see musta tagant. Ja täpselt ei olnud kõige parem nurk. Peab üle ise kuuli tekitas lööma. omale probleemi. Ja. Sealt, kus meie probleeme ei näinud. Number 7 tegelikult on täitsa löödav, et ma arvan, Mihkel lööb selle umbes 90% sisse, aga kindlasti ei ole meeldiv lüüa sealt üle kuuli. No, aga see juba näitabki, et Ja, et kiirustab ka natukene minu arvates. Et tegelikult oleks pidanud natuke rohkem läbi mõtlema seda eelmist lööki. ja tulebki eksimus. Sõnu siin ära ka kahjuks. Mihkli fännide kahjuks. Et ise, Ja finaali pinge. et ise pooldan ikkagi sellist mängu, et mis läheks sinna hill-hilli. Nii nagu klubi nimi ütleb. Ja, et ei ole kummagi Ja löök oli Rahvikul. Rahvik tegi hea Ja mõlemad head sõbrad, et muidugi, et pigem on siukse hea mängu poolt. võitku parem. Täpselt. No, ka nagu probleemi ei näe. Ei näe jah, et Rahvikul on väga hea võimalus. Ma arvan, kui ta seda võimalust ära ei võta, siis läheb tal väga raskeks. Kui Mihkli 6-3 ette lasta, et Mihklil ühte vaja ainult järgmisest 4 mängust. Et need on siuksed löögid, mis tavaliselt lähevad 100% sisse, aga vaatame. Väga kindlalt läbi 2 porde. Seda oleks võinud ka veeretada vaikselt, aga tundub, et Rahvik on praegu Sõiduvees. jaa, et lihtsalt mõtleb, et ma ju ei löö neid lööke mööda. Ja nii peabki lööma. Ja No need grammi võinud rohkem olla, aga ei ole mitte midagi hullu. jah, aga eks ka neid lööke mööda löödud, aga ma vaatan, mis ta teeb. Ja ilusti. Ja olemas. 5-4. Ja nagu ütlesin, läheb mänguks. Mitte küll päris selle stsenaariumi järgi, mida mina arvasin, aga siiski Rahvik on tubli töö teinud, et siin mängu tagasi tulnud. Ja paneb pinged Mihklile peale. Ja eelmine mäng, mida me arvasime, et Mihkel kõik võimalused ja eeldused selleks oli, et võidab, siis Ja, kindlasti ikkagi eksimatu, ikkagi inimene. Kindlasti Mihklil on praegu peas sees, et ta pidi 6-3 seda juhtima. Tahaks kindlasti midagi roppu öelda vahepeal. aga kindlasti loodab siit hea tavalööki, et vaatame, mis siit saab. Mihkel on väga viisakas mängija ja väga korrektne mängija. Ja, et sealt. Ja kas läks jälle valge? Ja. Vaat sellist mängu mina olegi ammu näinud, et nii palju oleks valge läinud. Ütleme, et sellist avalööki, et valge lauale jääb, on täna finaalis vähem olnud kui see, kui valge auku kukub. Täpselt. Aga see annab jälle hea võimaluse Rahvikule viigistada seis. Rahvikul on siin võimalus viigistada, aga ja järjekordselt ega ei ole väga halba positsiooni laua peale. Ainukasi ongi see number 2 ja kas on see 14, see jälle valge-roheline. Jälle tahan numbreid öelda, aga vaatajate jaoks siin numbreid näha ei ole, nii et see sinine ja rohelise triip
kriibuga. Ja, et see on ainukene, jah. ainuke probleemne koht nii-öelda. Aga samas on võimalus Rahvikul ka see kohe ära lahendada, kui ta lööb number 2-ga selle triibulsi sisse. Ainuke probleem on see, et järgmine triibul on jälle väga lihtne. Või eks me kohe saame näha, mida Rahvik välja mõtleb. Ja, et siin on mitu varianti, kuidas triibuli selle välja tuua, aga siin saaks selle sinisega lüüa ka äkki keskele selle pruuni. Kindlasti Rahvik ei taha seda riski praegu võtta, sellisest seisust on tulnud mängu tagasi ja ta tahab võimalikult lihtsalt seda lahendada. Ja ma arvan, nii. Mõtlen, millega ta seda lahendab. Mina praegu ei saagi aru, et mis see... Mina prooviks nüüd 9 sealt vähemalt ära lüüa, sest ma järgmised ja nii ta teebki. Et siis ta lahendab selle probleemi natuke lõpupoole. 9 ongi see kollane triibuline, mida ta praegu lööb. Ütleme, ta peab lööma boardi pealt alla, see on natukene ebamugav löök, aga väga hästi saab sellega hakkama. Jaa, aga nüüd jääb küll soosiv nurk. Tundub, et lihtsalt peale vinti natukene ja saab selle probleemi seal lahti. Jah, üle 7 peab lööma üle selle pruunikuuli, et see teeb nagu ma raskemaks. Ma arvan, et seda ei eksi kindlasti. Et see tundub natuke ebamugav, aga nii. Sealt üle selle keskmise augu on tegelikult päris mugav lüüa. Sa saad kätt panna natuke rohkem taha kui tavaliselt. Jah, aga niimoodi ülevalt alla lüües natuke kui kii on kaldu, et see võtab nihukese tahtmatu vindi sellele valgele pallile sisse. Ja, aga parem on, kui sa sellise asja peale ei mõtle, kui sa lähed lihtsalt lööd ja mõtled, et sa lööd selle sisse. No saame näha. Vaatame, mis ta teeb. Hea löök. Ei ole hullu midagi. Jah, aga mulle tundub, et see 11 nüüd ei mängi keskele. Muidu lihtsalt veeretakse selle sisse ja oleks meil 5-5. Aga nüüd Rahvik peab midagi huvitavat välja mõtlema siin. Kas ei saa natukene, kuidas piljardimängijate keeles öelda, varastada seda auku ja 11 äkki läheb sinna sisse? Siit nurga alt kaamera ei näita, jah, niimoodi. Siit nurga alt on raske öelda, aga siit isegi pigem tundub, et ei lähe. Et nii-öelda naturaalne nurk on see, et see valge läheb sinna 5 ja 7 sisse. Et selleks tõstab Rahvik praegu natuke kiit üles, et ta nüüd valdiks. Väga hea löök. Ja täpselt nii ma isegi mõtlesin, et lööb selle 11 hoopis sinna taha. Ideaalselt tõi praegu välja. Ja meil on 5-5 Peep. Nii, hoidsin hinge kinni, aga 5-5 meil on, jah. Võt see on finaali vääriline mäng. See on kindlasti kõva. Seda ei oleks isegi uskunud praegu. Aga jah, kui alguses nagu Mihkel minema sai, siis ma mõtlesin, et nüüd läheb ühte auku, aga Rahvik on kõva võitleja ja vaadates Rahviku eelmised mänge, siis need lõpud on väga kõvad on. Et 5-5 pealt juba vaatame, mis saab. Kas jätkub Rahviku enesekindel mäng või hakkab Mihkel väristama või vaatab. Mõlemal on võimalused. Lihtsalt see mäng hakkab sinnamaale jõudma, et mõlemal on 2 võitu vaja, et ära. Ja, et mängime Eesti meistrivõistluste tiitli peale. 8 palli formaadis. 8 palli formaadis ja mängime 2 võiduni nüüd. Nagu lühike short race. Jah. Nii, aga nüüd on hoopis Mihkel selle taktikalise käigu vist teinud ja time-out'i võtnud. Tundub küll, jah, et Mihkel oli 5-2 ees. Oli vist jah, 5-2. Jah, et 5-2 oli ees ja Rahvik on siin 3 mängu järjest võtnud. Natuke vist sõnusin ennem ära ka, et siin
5-2 teeb kähku 5-4 saada, aga nagu näha on saanud hoopis 5-5. Et kes veel ruttu siin lähedal asub Telliskivi tänaval, et Hill piljardiklubi saab veel lõppu tulla vaatama. Ja et kindlasti siin Eesti meistritiitli peale läheb väga kõvaks lahinguks nüüd. Et ja Mihkel on ka tagasi tulnud. Ka ära pest vahepeal. Aga ei lase. Siin käib väike emotsionaalne mäng. Et asi nüüd päris põnevaks läheks, oleks vaja ühte puhast lauda. Ava ja run-out. Ja eelmistes mängudes Rafik on sellel situatsioonil vastanud täpselt niimoodi puhta laua teinud. Üks kuul läks, Rafiku kord lüüa. Kõik on laiali. Kas mitte tennisega ei olnud ka neil 5-5, siis oli 6-5 Rafik ees ja siis oli tema avalöögikord ja tegi puhta laua. 7-5 võits. 6-6 pealt. Ei. 6-5 oli Rafik ees. Ja, täpselt. Ja siis viimane oligi, et ega tennisel ei olnud seal midagi kaasa rääkida, kuna Rafik avas ja lõpetas. Aga nüüd Rafik natuke kiirustas, oli näha, et siin väike pinge maandus oli, aga nüüd pani ennast keerulisse olukorda. Saab seda rohelist triipu küll lüüa. Jälle üle teise kuuli. Üle teise kuuli see ei ole mugav kindlasti. No tegelikult saaks ta seda keskele lasta. Saab ka keskele, aga samas sellest ega ei saa paremini jätta. Et seda roosat saab ka hiljem lüüa. Pigem tuleb see roheline lüüa, roheline triip. Hea löök. Hea löök. Et kes ei usu, siis tegelikult selle laua peal mängides see oli ikka väga hea löök. Et need augud on oluliselt kitsamad, kui on teiste laudade peal. Nii, aga Rafik teeb meil siin väga head comebacki. Ja on leidnud nagu enesekindlust. Väga tahab seda Eesti meistritiitlit saada. Jookseb siin mööda lauda. Nüüd sellise klassiga mängijatel on olemas ka piljardikiil oma pikendused. Et saaks ka pikemaid lööke lüüa. Et seda see Rafik seal oma kiile otsa keribki. Näeme, et ta kiil on oluliselt pikemaks nüüd läinud. Ja Rafikul on veel selline pikendus, et seda saab veel omakorda nagu pikendus saab pikemaks kerida või välja tõmbata. Ja, et piljardimängijatele kindlasti ei meeldi restiga mängida ehk hargiga. Et see teeb seal palju ebameeldivamaks. Nii, midagi on kadunud Rafikul. Kindlasti on lihtsam lüüa, kui paned selle pikenduse otsa ja lihtsalt ei pea nii palju upitama. Laenab Mihkli, kes pikendust oma pikendus on kadunud kuskil. Laenab Mihkli. See oli väga sportsmanlik nagu Mihkli poolt, et sellise seisu poolt, et niimoodi anda. Noh, nüüd sõbrad ka, ühe klubi mängijad. Jaa, aga oma varustust niimoodi anda, et sellisega ilus sest. Jah. Selles mõttes, et kuskil välisvõistlustel isegi võib-olla ei oleks tuld selle peale, et minna vastase käest küsima. Pead ikka väga hea sõber olema, et niimoodi. Kuule, mis sa arvad, mis seis tuleb? Vaatame need 2 kuuli ära veel. Kui ennem ütlesin mina, et ootame, siis Rafik tundub, et on nii sõiduvees, et sellist lööki ta küll ei eksi. Ja ei eksinudki. Nii, ja märkamatult on Rafik võitnud meil 4 mängu järjest. 4 mängu järjest, jah. Seis 6-5. Seda küll oleks oodanud. Ta ei ole põhimõtteliselt Mihklit väga lauda lasknudki siin lõpus.
jah, ja kui Mihkel oli lauas, siis eksis. Jah, et väiksed võimalused on olnud, aga nii kui Rahvik on väiksegi võimaluse saanud, et on kõik ära karistanud. Ütleme, kas Rahvik on oma tõesti viimase aja niisugusest krambist või pikka aega kummitanud krambist üle saanud Mihkliga mängides. Et jah, viimased korrad on Rahvik võitnud. Ja igatahes väga põnev praegu. Et vaatame Mihkli avalöök, vaatame, mis siin saab. Noh, Mihkel, kas piljardiklubi väärilist seisu ka lauale paneme? Vaatame. Hill piljardiklubi siis ja kui seis peaks tulema 6-6. Eesti koondise dress on seljas, vaatame. Mõlemad Eesti koondise mängijad. Kui ma eksi, siis Rahvik vist eelmine kord ei olnud, kui nad kolmandaks said. Ikka, Rahvik oli Eesti koondises, samamoodi. Kõik nad käisid Eurotuuril ja Rahvik oli Eurokoond. Oli. Okei, võib-olla ma eksin, jah. Jaa, seda sa eksid, jah, kindlasti oli. Minu arust oli Mark Mägi, Mihkel Rehepap, Erki Erm ja Deniss Kraabe. Ja Rahvik ka. Aga 4 sain kokku juba. Ja aga viimane kord meil oli 7 mängijat. Ei, aga ikkagi Euroopa meistrivõistlustel on ikkagi 4 mängijat seda välja panna. Euroopa meistrivõistlustel küll, jah. Aga Eesti koondis, kes sõitis Eurotuurile, seal oli... Ja ma just räägin sellest, kes meil said selle 3. koha siin tiimiga. Ja, seal oli meil ikkagi tiim pandi eraldi kokku. Seal minu arust Rahvikut ei olnud. Ei, seal ei olnud. Jah, sellest ma mõtlesingi. Igatahes vaatame seda mängu edasi ja Mihkel on oma võimalus praegu igatahes. Et näeme, et seal paremal pool roheline siin on natuke ja mõtlemist. Punane on natuke kinni. Ja ega see... Aga kindlasti Mihkel tahaks sinna jõuda võimalikult kohe, teades Mihklit. No siin on natuke mõtlemist, jah. Tegelikult on väike võimalus juba praegu selle Browniga neid seal lahti lüüa. Et vaatame, kas ta võtab selle riski. Tegelikult isegi kui tal see ei õnnestuks, siis number 5 seal ootaks kindlasti ja number 4. Et minu jaoks natuke üllatav valik, et ta ei proovid neid lahti lüüa praegu. Siit need kuulid ära ja eks ta siis läheb oma järjega teisele poole lauda. Kui see number 3 sinna täiesti lõppu jätta, siis võib päris raskeks osutuda see, et sa suudaks selle korraga selle ära lõpetada. Ja aga võt siit ülevalt kaamerast on oluliselt lihtsam kommenteerida meil, kui see laua taga mõelda. Ja mehed on nii pinges praegu, et... Noh, ega eksimisruumi enam Mihklil on ikkagi... Mihkel jättis täiesti otse praegu. Nägime kohe selg vastu seina. Kehakeelest, et siit ülevalt tunduski, et oli praegu parem kommentaar. Et see probleem kohe ära lahendada. No ma arvan, et kui Mihkel oleks siit ülevalt kommentaatori boksist vaadanud seda lauda, siis ta oleks ka seda teistmoodi mänginud. Ta oleks selle probleemi ammu ära lahendanud. Kas läheb ringiga tooma või? Jätab raske löögi. Ta jätab 6 sükse nurga, et... Nüüd on ainult 6 vaja sisse lüüa ja 3 jookseb, ehk see punane jookseb ise augu peale. Punane jookseb pigem sinna keskele kuskile. Rahvikul on esimene võimalus Eesti meistriks tulla. Rahvik on olnud enne Eesti meister, aga nüüd sellel aastal. Jaa, aga 7 õnnestunud lööki ja oled Eesti meister. Vaatame, kus Rahvik selle pingega toime tuleb. Ja arvates ta peaks selle Brunile praegu minna. Nii ta teeb. Hiljem sellel raske kuhu on. Nii, nüüd tuleb siit. Hea löök. Ja, siin võimalusi on praegu. Et kindlasti see 13 on kõige raskem löök siin praegu. Kui see ei oleks nüüd finaal, kui see oleks lihtsalt mäng, siis ma ütleks, et ta on juba võitnud.
jaa, aga kui praegu seda 13 mina lööme, siis see ongi nii-öelda tuuar-tai löök. Samas on otse löök. Ja Rafik lööb selle kindlalt sisse. Kas nurk jäi? Ja mulle tundub, et meie Eesti meister on selgunud. Ootame lõpuni. Nurk on väga hea olemas siit. Aga sõnusin ära. Nurk oli hea. Nurk oli hea, aga Rafik aga pinge oli kõva. Aga Rafik jättis selle nii ebamugavalt kui veel võimalik. Ise küll ei tahaks sellises seisus olla. Siia alla vasakule seda lõigata on jube keeruline. See lõikab ära, valge läheb jube lähedale sellele augule ka. Nii. Ja kas ta üle kuuliga ei pea. Saab kõrvalt lüüa. No natuke see segab kindlasti. Ja muidugi segab. Aga ühesõnaga Rafikul on löök, et tulla Eesti meistriks. Või näeme Hill-Hilli. No jaa, kõigepealt Mihkel siis järgmised 3 kuuli ära lööme. Aga praegu Rafikul on löök, et tulla Eesti meistriks. Ja praegu antud situatsioonis Mihklil ei ole midagi teha, ainult oodata. Rafikul praegu süda lööb kõvemini, kui meil kõigil kunagi kokku on löönud. Vaata, mis ta teeb. Tundub, et see punane ei segagi. Ei sega. Olemas. Ilusti sees. Palju õnne. Rafik Adi Kasalov on Eesti meister 2018 8 palli formaadis. Ja ei näinud me Hill-Hilli. Juhtus kõik täpselt samamoodi. Ei ole hullu, aga igatahes parim mees võitis. Parim mees võitis kindlasti ja järjekordselt nagu veerandfinaalidest peale Rafiku poolt jälle kõva lõpp. Palju õnne ja kohtume siis juba homme. Ja, et kommenteerisid teile siis Karel Kaarna ja Peep Kütlep. Nägemist!